nii, et kõik on väga lahe. Who actually gives a fuck? Tere ilusat hommikut, tegelikult on juba lõuna, aga kuna on mul vaba päev, täna on 1. aprill, mina nalja ei tee täna. Selles mõttes kurja nalja. Ütleme nii, täna saab olema tore päev selle koha pealt, et täna mul on vaba päev. Ma ju otsustasingi, et mulle ei meeldi elada ikkagi rutiinset elu. Ma olen seda juba ammu teadnud, terve elu tegelikult teadnud. Ja mis viimased aastaega on olnud, full on rutiinne. Ja otsustasin oma rutiine murda. Kell on saamas 11 ja me lähme teema Andraga trenni. Õigemini, ma võtsin talt eratrenni, kui väga aus olla. Nii et let's go! Sulle võiks lüüa või saada? Lüüa. Kas või nagu siit samast, see võiks mõelda, kui sa saad oma... Nii, meil oli Andraga päris tore trenn tegelikult. Mul oli seal üks moment, kus ma niimoodi panin pikali, see oli nii hea, aga sellel hetkel just kaamera ei filminud, sest mul oli telefoni mälu sai vahepeal täis. See oli nii kurb, et see ei jäänud peale, aga käisime saunas pesus ja lähme sööma nüüd, et täna meil on siuke full on chill päev. Andraga, seal me tegin tema keraka, siis me käisime söömas ja siis jalutasime pikalt tema koera Temiga. Hästi mõnus päev on olnud. Ja nüüd ma sihin praegu, et ma lähen Ruugi. Ma olen päris pikalt tegelikult tahtnud nüüd endale koju pisikest söögilauda, sest et let's be honest, mul diivan on nagu full on lebukas ja mul ei ole lauda, kus ma saaksin süüa ja nii-öelda normaalselt istuda ja arvutis mingeid asju teha. Ja ma nüüd otsustasingi, et ma tahan pisikest söögilauda endale sinna mingi mõnusa tooliga ja ma nägin, eile käisin ka Ruugis vaatamas, kõik tundusid suured ja veebis sõitsin ühe, mis on nagu väiksem. Ja ma ostan selle pisikese, sest mul ei ole suurt vaja tegelikult ja ostan ära selle, sest täna, eile oli, ma olen väga naljakas, mis puudutab shoppamist või ostmist. Mul nagu isegi kui asja on räiget vaja, siis ma leian ikkagi 100 põhjust, miks mitte seda lõppkokkuvõttes osta. Mis on nii ridiculous, et ma sükest asja teen kogu aeg. Seda juhtub kahjuks väga tihti. Lähme kiiresti, aga mul on ka päris juhe. Jah, mul ka. Suksed mulle. Tšinofi hääled. Ja siin ta tõesti, et ei haaraks neid. Siin on ilmselt see öökuninganna ka, mis mu ema kodus on. Hästi lõhub. Tere, minu vlogi rahvas. Täna meil on laupäev, mitmes kuupäev on, ma ei mäleta, aga käisime nüüd hommikul, õigemini praegult just liigume ära botaanika-aiast. Ma polnud mitte kunagi käinud, mõtlesin, et oleks fun, aga see oli natuke fail, sest et nagu ma arvasin, et seal on väga palju asju nagu siseruumis, aga et seal oli ülivähe asju siseruumis. Ja täna on õues mega freaking külm. Nii et me korraks nagu olime seal, natuke fail, but you know, shit happens. Suundume siis praegu Rokasse, kus üheks võtaks midagi süüa. Ja vaatame, mis see päev täna toob. Ja,
Vahepeal oli nagu algselt hommiku või plaan, et me teeme sparri tüdrukutega, aga kuna meid tahtjaid oli ainult kokku 3, siis otsusime, et me ei tee. Tükk aega veel Rocca al Mares olles mõtlesin, et huvitav, kas ma teen täna üldse. Siis ma avastasin, et mul ei ole ka kõrvaklappe kaasas. Seda kõlarit ma ei oska ühendada endaga, aga ma tulin ikka, sest et I feel like shit. Ja teen siis ilma muusikata. Okei. Mu trennist ei tulnud vapši mitte midagi välja. Ma jagasin eelmises vlogis või üle-eelmises, ma ei mäleta, mitmes vlogs oli. Igatahes, see vlog, kus ma rääkisin oma kaalulangetusest, siis ma ütlesin, et ma tarvitan, eks ole, semaglutiidi, mis siis on diabeedirohi ja see on nagu see, et kord nädalas süstid ennast. Ja täna hommikul oli süst ja ta kipub tegema nii-öelda selle süstipäeval ikkagi seda, et sa oled väga unine. Ja see oli ilmselt ka põhjus, miks ma ei suutnud väga boksisaalis nagu eksisteerida. Nüüd ma olen natukene siin istunud ja natuke söönud ja I feel like shit. Nii et ma otsustasin, et ma kohe küll ei lähe seda tegema, aga ma lähen jooksma. Vihmas. The moment you sit this way, it is I am not the body. I am not even the mind. Tere hommikust! Ilus pühapäev siinpool, küll vihmane ja külm, but still ilus pühapäev. Nagu nägite siis eile õhtul, ma ikkagi käisin jooksmas. See lõppkokkuvõttes oli päris mõnus mul ja ülejäänud õhtu ma puhkasin rahulikult, läksin varakult magama ja päris hea oli olla. Täna ärkasin võimalikult vara üles, aga ma ei tea, ma ei suuda viimase ajal nagu ärgata. Aga tegin siukse mõnusa rahuliku hommiku, tegin hommikusöögi ja siis tegin ka üle pika aja Isha Kriya meditatsiooni, mida ma siis tegin tegelikult päris mitu aastat tagasi, kui ma Tallinnasse kolisin. Ja üleüldse meditatsioon kui siuke väga hea meile, närvisüsteemile, eriti siukses, kui sa elad linnas või sa elad stressi rohkemat elu, siis meditatsioon aitab sind tuua praegusesse momenti. Lähen teen tööd, on täna täis pikk päev, which is fine. Mul oli täna üliväsitav pikk tööpäev ja it's fine. Mul meeldib mu tööd teha. Aga sain täna põnevad uudised. Ma mainisin seda. Kuidagi tuli jutuks ka see, et iga päev hommikuti toimuvad siis siuksed põhigrupi trenn, kus siis tegelikult on treenerid ja fighterid, ma sain aru. Ja siis kuidagi tuli jutuks, et tegelikult oleks päris lõbus, kui ma saaksin seal osaleda, aga ilmselgelt nad on ju treenerid. Ma tegelikult on amatöörtasemel, aga siiski pigem tubli. Ja siis kuidagi tuli jutuks, et kuule, et Andra, kuule, kas sa tahaksid tegelikult ka seal osaleda? Ma oli jaa, see oleks mega step forward, see oleks mega lahe. Ma sain aru, et see ei oleks kogu aeg vist. Aga nüüd Andra kirjutaski, et jaa, et kuule, ma olen oodatud sinna, mis on so exciting. Nii et mul uuel nädalal, mulle nii meeldib see, et ma andsin... Kurat, sõnad ei tule välja. Ma andsin maailmale märku, et ma tahan muutusi, ma tahan võimalusi, ma tahan täiega, et mul ei oleks elu enam nii rutiinne ja nii samasugune, nagu ta on nüüd viimased aasta aega olnud. Heas mõttes teistsugust. Ja näed, tuleb järjest. Ma ei ole hommikuti trennides käinud väga. Ja mul nüüd terve nädal siis on natuke teistsugune juba kohe praegu ja homme saab teada siis, kas ma saan fightile. Kui jääb fightile, siis me lähme reede õhtul kõik koos Soome ja laupäeval on fight. Nii, et kõik on väga lahe. Aga ma olen mega vassu, aga ma olen terve päev istunud, mis tõttu ma lähen teen ühe väga kerge tempoga sörgi. Vähemalt 5 kulti. Tere hommikust! Ma olen täna võib-olla ka homme ilma autota. Which is not ideal, aga kõik on tehtav. Ma viisin teile parandusse. Ja praegu ma liigun hommikul trenni. Ja üks natuke on elevus ikka sees, sest et esiteks lihtsalt isegi see, kui on
uus grupp, et juba see nagu tekitab sihukest asja. Sellega nagu ka veidike see, et sa tunned vajadust, et ennast nagu ikkagi ka tõestada veidike. Nii et mul on natuke väikese ärevust ka sees. Rääkimata, et siis nagu ei ole seda mugavust, et hüppan autosse ja täpselt tean, mis hetkeks nagu jõuan ja oskan nagu arvestada niimoodi. Tahtsingi elevust, sain elevust. Üks kurb asi on muidugi nüüd see, kahjuks Soomes mulle vastast ei leitud. Nii et see järgmine nädal nagu nii-öelda ei lähe või see nädal ei lähe võistlema siis. Aga järgmine nädal on liiga. Ma ei tea, kas ma seda ilmselt ei teinud. Eile oli siis meil eratrennis Unoga täiesti mõlemad ajame nagu tegelikult on kõik hästi, aga mingi räige kass on peal. Ma olen varem ka ikkagi mõelnud ju, et tahaks nagu Taisse minna või mingit muutust või, aga ma nagu ikka olen seda nagu välja öelnud ka niimoodi, aga mitte sellised nagu, et jah, kurat, ma tahaks nagu ja nagu siiralt ka mõelnud niimoodi, et lähekski kohe praegut. Ja siis me eile mõlema seal jahusime päris pikalt seda sama teemat. Niimoodi, et ma lahkusin sealt trennist niimoodi, et ma nagu mingi täiesti vekkis, I need to make it happen. Kas või alustuseks nüüd mingi 2 nädalat või midagi. Nii et I'm gonna make it happen. Esimese asjana näen vaeva, et saada lennupiletid ja kõik muu on tehtav. Nii et vaatan, koos oleks muidugi odavam. Eks ma räägin siin paari inimesega läbi, et kas süke variant on kellelegi mõeldav. Kell on juba päris palju, kell on saamas 9. Tere päeva selja taga ja tuju on hea. Ja tänane päev siis ikkagi lõppkokkuvõttes nägi välja selline nagu arvasingi. Hommikul trenn oli väga vägev, närvid olid ju täitsa sees olemas ja ma olin seal sinna trenni koosseisu siis enamasti kuuluvad kõik erinevad treenerid siis. Igatahes mina üks teine inimene, siis minu tegelikult siuke ainukene potentsiaalne vastane olid siis need 2, kes ei kuulu treenerite koosseisu ja meil mõlemal oli esimest korda seal siis olime nii tagatrennis ja me olime muidu paaris, sest et meil on sama kaal ja kõik värki ja kogemus. Ja eks meil vist mõlemil oli 2 asja seal, et see natuke see enesetõestuse vajadus, et me tahtsime tõestada, et miks me seal oleme. Ja teine asi on ilmselgelt see, et me oleme mingi määral ikkagi nagu vastased, mis tõttu siis me panime mõlemad nagu räigelt nagu paaristöö ajal nagu räigelt tuhhimeid, mille pärast ma küünarnukki ka. Täna on hästi palju elbow lööke, aga täna siis sain selle nagu pabinaga ja siis selle korraliku tööga jõhkra träkkaraksu. Ja siis sparrisime seal natuke ka ja siis ikkagi nagu kahjuks ongi see, et ma olen väga tugev ikkagi endast väiksemate inimestega sparrid, siis tema löögid on kordades, nagu tema löögid on ikkagi kordades nõrgemad ja minu ilmselgelt jõuvahe on väga suur. Ja kuna ma olen juba õppinud ilusasti tegelikult tegema rahulikku sparri, aga kui mul oli adrakas üleval, siis ma saan väga hästi aru. Nii et ma enda arust küll tegin nõrkasi lööke, aga tuli välja, et ei teinud. Ma ikkagi sain selles mõttes meelde tuletuse, et küll, et palun, et kui tahad meiega sparrida ikkagi, et siis ikkagi vaiksemalt. Toimubki läbi selle intramuskulaarse korra, et keha alles õpib, kui mingisugust harjutust. Täna on meil 10. aprill juba. Nüüd tänane päev on tegelikult selles mõttes suht-koht tavaline. Praegult on kell küll 9:30 circa. Ma olen siin hommikul kuulan tagantjärgi treeningteaduse loengut, sest et otsustasin eratreeneri paberit teha. Kes teab, kuhu see mind viib, aga eks see on suuresti mõttega, et kunagi mingi hetk tahaks ikkagi hakata andma taiboksitrenne kui siukseid või üldse boksitrenne, eratrenne. Vaatame, mis elu toob. Tunduks nagu lahe. Ja siis ma lähen teen täispika tööpäeva ja ma usun, et ma täna õhtul puhkan või siis lähen jooksma. 2 varianti. Homme hommikul meil on siis Sauel nii-öelda siuke seminar. Praegu meil siis treener võttis siukseks nagu
eesmärgiks või lahedaks nagu osaks, et teha meil nagu üle nädala siis nagu külalistreeneriga trenn ja homme on siis Sigrid Kappanen, kes siis on, kas ta nüüd siis on maailmameister ka või, ma nüüd ei mäleta, igatahes väga-väga tugev Eesti naisfighter, ta teeb siis meile, viib trenni läbi ja vaatame, mis see päev toob. Aga jaa, kes siis, mul on siin nagu ilus sinikas siis teisipäevasest trennist, ma ei tea, kas ma näitasin seda ka. Ja siis järgmine nädal on mul siis fight week lootuses, et mul on vastane, ilmselt on siis Nideon, kes siis mul vastaseks tuleb, tahaks fightida, tahaks võita, et natuke edasi liikuda asjadega. Mul on nagu huvitav faas hetkel, kus mul on siuke tunne, et ma natuke olen nagu kinni asjades olnud, aga nagu hetkel on siuke, et jah, ma liigun nagu kuskil suunas nagu edasi praegult, sellest nii-öelda stuck momendist on välja vaikselt. Kuhu suunas natuke ei ole aru saanud, aga natuke on siuke tunne, et liigun kuhugi suunas. Ja see on põnev ja see on lahe. Issakene. Päike on nii freaking soe. It's amazing. Kiisu. Hello. Mul on nagu siin praegu, mul on täna väga hea tuju või üleüldse viimasele väga hea tuju ja asi on mindsetis, asi on väga paljustes asjades, eriti mindsetis, eriti selles, et ma olen nagu enda ümber asju muutnud vastavalt sellele, mis mu vaja tegelikult on. Ja just, et siin tegin tegelikult ise nagu ekspromptu ühe otsuse, natuke reach out ida, oma mõtteid järgida, oma sihte järgida, olla natuke delusional, aga samas realistlik. Väga suur tõenäosusega tuleb üks lahe koostöö ja siis ühe inimesega rääkides siis sellest samast koostööst nii-öelda kolmanda osapoolega, kes siis ka on kaasatus eeldatavasti sinna, siis ta ütles ka, et nagu you're fucking crazy, vaata, või noh, et umbes you girl põhimõtteliselt ja siis ma otsisin talle ausalt, et umbes, oota, mis ma ütlesin, see oli väga hea lause, mis ma ütlesin talle. Ma olen paras psühho, think I can do and have it all and I do. Nii et ma usun sellesse täiega ja siis mul tuli meelde mul lemmik quote üldse, Tom Fordi quote, whether you think you can or cannot, either way you're right. Hommikust. Õues on nii mõnus ja ma nüüd liigun Sauele. Nii. Oota. Hallo. Me õpetasime trenni. Kuidas see tunne on? Alati hea. Peale sikitrenni. Alati hea on peale trenni. Alati hea. Peale sikitrenni on eriti hea. Sikitrenni on eriti hea. Eriti kui sikki meid kõiki pikad jääs. Jah. See oli lõpus. Lihtsalt viskas nagu. Jah, ma tundsin ennast the most lightweight I've ever been. Lihtsalt nagu lifts up. Love lifts you up where we love. Kui valge ma olen. Kui soe on. Igatahes. It is done. Nüüd on pood. Ja siis food. Ja siis on food. 5:05 lähme siis Lauraga vanalinna jalutama. Lihtsalt naudime, pildistame, oleme need Crawly Girls ja naudime seda ilusat kevade algust. Üks asi, millest ma sain siis täna veel rääkida siis Sikiga, Sigridiga. Just see fakt, see postitamise asi, et see siuke siiras olek ja täpselt postitajadki täpselt siuksed ta selles mõttes kiitis seda, et kui ma postitan, et siis need asjad ongi siirad, need on vahetud, need on täpselt sellised nagu ma olen, et need ei ole mingi mimmutatud ülesse, et näidata neid asju väga fake nurgad. Ja talle nagu väga meeldib, et ta on ka nagu mõelnud sellele, et et ikkagi natukene mingid neid feile ja asju nagu rohkem postitada. Aga eks see on kõigil meil see, et natuke ikkagi mõtled sellele, mida teised kõik arvavad sellest. Ja siis ma natuke aega jutustasime temaga sellest praegult, et see ei tohiks olla takistus. Ja enam inimesed tegelikult armastavad seda, kui sa oled vahetu, kui sa oled siiras ja ongi tegelikult siuke kufi. See meeldib inimestele, siiralt, ma ütlen teile. Ja ma olen siit ka ikkagi ilusasti aru saanud, et
teile vist ka meeldib see siiras ja autentne olek. Mistõttu I will keep doing it. Ehk siis minu autentne olek aega vahepeal oligi see, et ma olen väsinud, ma olen kurnatud, mu tuju oli shit ja see oligi ausalt minu reaalsus. Ma ei hakka feikima ka, et mingi endal on nagu siuke tunne, et umbes ei tahaks isegi mitte nii-öelda voodis püsti ajada, aga siis ma ei tea, olen nagu full on nagu fake nagu Nad asjad ei käi meil niimoodi. Olgegi lihtsalt nii vabad ja olge täpselt sellised, nagu te olete. Kedagi ei huvita, kas sa nagu naerad liiga valjusti. Mitte kedagi ei huvita see, kui sa ei ütle alati kõike nii perfektselt ja õigesti. Nagu who actually gives a fuck nagu. Miks me arvame, et see on normaalne, et tekitada siuke mingi ideaalsuse mullikene nagu. Kuulge, nagu mina ei taha mingit ideaalsuse mullikest vaadata. Minu meelest nagu let's stop that. Ja nüüd asi, mida ma tegin nüüd esimest korda nüüd Fight Weekil. Mis mul, ma ei saa rääkida. Asi, mis ma tegin nüüd siis, kui ma fotoshootil käisin esimest korda, oli siis kontuurimine, vedelkontuurimine. Ma teen nattu. Ma ei tea, kas ta üldse midagi teeb ka. Ilmselt teeb. Ja mõttes trennis kohas ma kokku leppinud kula. Okei, siit sai küll. Kõigil oli lõpus, kes on elama. See on see, mis see Maarja mõne põlvega on. Ta on hästi kõrgelt, ongi nagu kõrge. Oleme ausad, kas see oli kõige targem idee minna uute tossudega nii pikalt jalutama, sest me jalutasime väga palju. Ilmselgelt mitte. Mul on need villid jalgadel. Ja ütleme nii, alati nii raske vaadata ja neid valgeid tosse minemas mustaks. Mul on nüüd mõlemal jalal vill. Aga meil oli lihtsalt nii imeline õhtu Lauraga. Me käisimegi pärast, eks ole, Lindexis. Te nägite, kui mind seal riietusruumides ka vist proovimas, kui seal ikkagi filmis, sest et midagi ekraaniga nagu oli. Ja 2 asja siis ostsin. Siuke, me oleme teid alla hinnatud asjad. Siuke leopardi seeliksiidine, siuke päris pikk, väga cute, 12 eurot. Ja siis siukene pika varrukaga bluus. Ta on siis seljaosa ja käed on läbikumavad. Siuke. Ja oli ka 12 eurot, nii et päris edukas. Käisime ka Viru keskuses, kus Laura sai endale Nikepoest oma vajalikud asjad ostetud, pluss ma jäin vaatama sealt ka omale juuksutosse. Ma proovisin neid, ma vist pean ostma endale siis Nike Vomero Premiumid, sest et holy crap, nad olid mugavad. Käisin ka korraks Rimist läbi, sest mul oli vaja osta munavalget, sest et you know, sportlane. Igatahes see oli väga mõnus outing, ma sain nii palju lahedaid videoid. Just panin story'sse ka siukse, ma ei tea, kas te näete, siukse story ka, väga cute video tuli. Ostsin eile esimest korda isiklikud siis Ono Bananase viinamarju. Ma ei tee nalja, need on nii fucking mõisad.
Need on nii head, nad olid ka kallid, aga nad olid nii head. Mul tihti viinamarjad tekitavad seda, et mul lihtsalt kõht hakkab valutama. Nendega seda ei teki. Ja siis juba järgmine vlog on mu Fight Week vlog, kus ma siis näitan Fight Weeki ja loodetavasti siis ikkagi võistlust ka, mida ma võidan. I will fucking win it. Ja kui ei võida ka, siis it's fine, aga ma võidan selle. Aga suur freaking aitäh, et te mind vaatate, toetate, teete mulle freaking mega kallid. Kui teil mingid lahedaid ideid on seoses vlogidega või üldse minu sisuloomega, siis andke mulle teada. Kirjutage mulle Instagramis @piiatammenid ja jälgige ka mind seal. Ja TikTokis ka @piiatammenid. Pange sellele YouTube'i kanalile subscribe. Ja näeme juba järgmises vlogis. Ma loodan, et teil on imeilus päev olnud või tulemas. Ja näeme juba järgmises vlogis. Tšau!